Jaha, sõbrad, tere tulemast! On 5. veebruar 2021. aasta, kärre külm talv ja otsepildis teiega Tulevik TV Eesti Jalgpalliliidu sisehallist, kus taliturniiri 3. vooru kohtumises vastamisi minemas Viljandi Tulevik ja Tartu Tammeka, kaks kibedat rivaali. Milleks on kõik valmis, ka kohtunikud ja läksime. Mõned jõud siiski pingile. Diagonaalvärava ette, Tõniste sellele suundumas, suudab värava ette tagasi anda, sealt lõpuks klaaritakse ja tuleb ka pealelöök, aga lendab see nurgast üle. Nüüd oli natukene korraks Tulevik hädas selle olukorra klaarimisega, aga ja otsitakse pikaga Koskorit, Koskor saab rinnaga palli omaks, saab ka jätku, aga Ritson tuleb õigeaegselt välja ja Koskori löögi blokeerib. Ja nüüd on natukene jällegi kaitseliin hädas Koskoriga, terav pall värava ette, käib ära värava postis ja põrkab sealt värava ette, aga poolt anti eile, vaatame selle rünnaku ära, Herol on paremalt äärelt sisse minemas, triblab seal ja natukene ja peale väikest konsulteerimist äärekohtunikuga Kristo Tohver ikkagi penaltipunktile osutab ja tundub Kaiser Kiider versus Herol. Ja Herol lahendab elegantselt ja Tulevik asub seda kohtumist 1-0 juhtima, kui umbes täpselt pool tundi mängitud. Pidevalt töös hoidmine ja eriti selliste külmakraadidega ikkagi üpris jõhkralt kallis. Ja järjekordne viga ja järjekordselt Heroli vastu Tammeka meestele juba 3. kollane kaart selles kohtumises. Ja lööjaks on Allik, värava keskele, pudistab esimese hooga Kiiderv sealt. Ja Tammekale järjekordne kollane kaart. Ja Herol teist korda penaltipunktil, teist korda Kiiderve vastu ja teist korda realiseerib. Tulevik läheb kohtumist juhtima 2-0. Ja kui sa räägitud maksude maksmisest, siis nüüd 2 korda on päris rängalt pidanud oma agressiivse ja kõrgete liinidega mängu eest lõivu maksma Tartu Tammeka. Tule kõrgemale tõusma, sellepärast et päris keskjoonelt enam Tulevik vabalt söötu lükata Tammekal ei ole lasknud viimaste rünnakute ajal. Aga nüüd on tulemas Tammeka sealt läbi ja järjekordne kollane ja see on Petruninile teine ja Tulevik jääb kohtumise 42. minutil vähemusse ja palli valgetele tagasi võidab. Pikk out trahvikasti ja seal Juhkam võitlemas Koskoriga saab siit peale lüüa ka Tammeka ja Patrik Enro-Veelmaa karistabki selle segaduse ära ja vähendab Tuleviku või vabandust siis Tammeka kaotusseisu 1 väravaliseks. Ja peale löök ja üldsegi mitte paha löök Tomi Fangpongbelt. Vahepeal vaatama, kas ma siin Tuudarevist vaatame ära selle Koskori olukorra ja Koskori löögi võtab Ritson ära. Väga hästi sai Koskor palli maha ja sai ka löögile ja kõrge pall keskele. Anderson, oi ja millise blokeeringu teeb Gustav Hendrik Seeder, väga terav pealelöök oli äärejoont, Fangpompe suundab, Fangpompe keerab ennast hästi Tammeka mehe pealt maha, libistab, aga libistab vea hinnaga ja teeb Kevin Andersonile haiget ja Tomi Fangpompele tulemas siit ka otse punane kaart, nii et Tulevik lõpetab kohtumise hoopiski 9. Kahte punast kaarti oleme näinud mõlemad Tuleviku poolele, kollaseid lademes mõlemale poolele langenud täna, nii et väga. Aga ongi see esimene poolaeg lõppenud, esimene poolaeg, teine poolaeg lõppenud, sellega koos ka kogu mäng ja Tulevik on võtnud siis 2-1 võidu oma vana rivaali üle, Tartu Tammeka üle.